seal küll ei kaevata, et neil oleks mingisugune suur majanduskriis, nii et selles suhtes ka teda ei usuta. Nüüd on ta tulnud välja kolmanda jutuga, et kõiges on süüdi omavalitsused. Aga mulle tundub, et see jutt ka kaua ei pea, sellepärast, et omavalitsused ei ole raiskajad. Meie täidame neid ülesandeid, mida riik seadustega meie peale pannud on. Ja siis jääb tal üle ainult öelda seda, et süüdi on kaks meest. Süüdi on majandusminister Parts ja süüdi on rahandusminister Padar, sest need ei ole kumbki Reformierakonnas, nende kaela võib selle süü ajada. Ma ennustan, et varem või hiljem see nii läheb. Ma ei taha minna poliitikasse, aga paraku Tallinna linn kisti poliitikasse selle jutuga, et omavalitsused on kõiges süüdi. No see ei ole tõsiselt võetav jutt, nii et aga ma arvan, et see ei pea kaua vastu. On üks kena ütlus, et kui sinu vanaema saab aru, mis sa räägid, siis saavad kõik aru. No mina oskan neid numbreid ja ma sain numbritest aru. Ja teine asi, millest ma väga selgelt aru saan, et see miljard on siiski rohkem selline ajakirjanduslik suur mull, palju nulle seal otsas veel. Mul on sellele väga lihtne vastus. Pandagu lauale see paber, kus mina või keegi teine Tallinna linna juhtidest on alla kirjutanud, et me tahame võtta miljard krooni laenu. Me ei ole seda tahtnud. Kusjuures me võiksime seda teha, sest meie laenukoormus seda lubab, aga meil ei ole praegu põhjust seda küsida. Nii, mul seda paberit pole, aga mul on siin laual üks teine paber ja see teine paber meid kohustab. Selle teise paberi peal on telefoninumber stuudios. Ja aeg on nii kaugel, et me peame üle minema selleni, et nüüd olete nii silmitsi meie vaatajatega, nende küsimustega. Telefon stuudios on 6161 797. Kordan üle igaks juhuks, et keegi ei jääks ilma sellest võimalusest 6161 797. Olge head, helistage ja vastake. Teie peate vastama siis nendele teravatele küsimustele. Nii, kui ma tohin, ma ühe vastuse annan kohe praegu, enne küsimust. Enne küsimust, sest see küsimus oli eelmises saates ja ma lubasin siis küsijale, et ma vastan talle ja see vastus on mul siin ka olemas. Ma kontrollisin järele seda, mida te küsisite. Nimelt Paldiski maantee Ristiku tänava nurga peal üks tühi plats ja oli küsimus, et kas seda täis ehitatakse. Tähendab, üldiselt sellised magistraalteede ja suurte tänavate nurgad muidugi ehitatakse täis. Antud juhul on nõnda, et see plats kuulub Hansa kinnisvarale ja nad tahavad tõepoolest sinna ehitada 4-5 korruselise elumaja. Nad on selle kohta esitanud ka eskiisprojekti ja praegu linnaplaneerijate hulgas käib arutelu selle üle, aga mingit detailplaneeringut sinna veel ei ole tehtud, sest tegu on miljööväärtusliku alaga, tähendab, seal kehtivad ka tugevad piirangud ja kui selle küsimuse esitajad Pelgulinnast, siis kui neil on oma konkureeriv projekt, siis ma väga soovitan, et otsige üles selle piirkonna arhitekt ja pöörduge tema poole ja püüdke ikkagi oma asjadest seista. Nii, ja meil on esimene helistaja täna otse liinil. Palun, me kuulame teid. Jah. Hallo? Ja me kuuleme. Teie küsimus. Tervist, et sooviksin teada saada sellist asja, et kuulsin uudis, et Vabaõhu muuseumilt võetakse 500 000 krooni maamaksu Tallinna. Et millest see tingitud on, et miks niimoodi Tallinna riigiga käitub? Jah, tõepoolest suur maamaks Vabaõhu muuseumile probleem. No maamaks on kehtestatud kõigile, iga hoone pealt, ka ministeeriumide hoonete pealt muide, aga nali naljaks ma ütleks vastuseks niimoodi, et vaadake, Tallinn ei ole riigilt veel tagasi saanud kuskil ligi 2/3 sellest maast, mis Tallinnale enne sõda kuulus. Tähendab, meie jaoks see omandireform justkui ei ole lõppenud. Ja nüüd viimasel ajal on valitsus teatanud, et nemad hoopis hakkavad müüma omavalitsustele maad, mitte ei anna tagasi. No samamoodi võiks öelda ka siis, et kõik, kes kaotasid natsionaliseerimise teel oma
korterid või maa või midagi muud, et nad kõik peaks seda tagasi ostma. Nii, nüüd tuleb välja niimoodi, et kui Tallinn ja teised omavalitsused peavad hakkama seda maad, mis neile enne sõda kuulus õigusliku järjepidevuse alusel, nüüd peavad hakkama seda tagasi ostma, siis see näeb välja jah, niisugune, et ega meil on palju raha vaja. Me peame siis järelikult hakkama seda raha koguma, nii nagu Eesti talupojad, kui nad päris orjusest ennast vabaks ostsid. Ja ütlemegi niimoodi, meil on muidugi vaja täiendavat raha ja mitte laenuraha. Aga ma ütleks siia juurde veel selle, et tegelikult on asi selles, et ikkagi maa hindamine on juba 7 aastat tegemata. Kui maa hindamine oleks riigi poolt tehtud, oleks paljud probleemid lahendatud ja ei oleks ka neid küsimusi, mis praegu üles tõsteti. Kusjuures kõigil jääb mulje, et maa hindamisega, ümberhindamisega maa hind oluliselt tõuseb. Ma arvan, et mõnes kohas ta võib langeda ka. Aga Vabaõhumuuseul on 67 hektarit maad, konkreetne asutuskoht, kas on mingi konkreetne kahtlemata lahendus? Nii nagu linn peab täitma oma kohustused riigi ees, samamoodi riik peab täitma ka oma kohustused linna ees. Me oleme demokraatlik ühiskond ja muidugi seda tuleb nõuda. Ja kahtlemata nii nagu riik peab täitma teised oma kohustused, ta peab täitma ka need, mis on seotud maamaksuga, sest see on riigi oma seaduse alusel kehtestatud maks. Nii, ja ma kordan üle selle numbri, mis ma teile andsin, sest ma ei ole kindel, et ma üldse head vaatajad teile õige numbri andsin. Õige number, nüüd ei tohi eksida, 6161 979. 6161 979. Nii et helistage ja küsige, öelge ma mõtte, öelge ma idee. Me vastame, me mõtleme edasi, eks ole. Nii et jah, ja keegi on ikkagi õige numbri saanud ja kohe tuleb ka küsimus. Ja. Tere. Tere õhtut. Selline küsimus linna peale. Pealt majade, kust Tallinna linn rendib. Kes on tegelikult majade omanik? Mitte firma füüsilised. Mis koha kohta te nüüd küsisite seda? Me halvasti kuulsime. Te saite aru, mis koht? Majade. Tallinna linn rendib loopealseid maju, mida ehitatakse elumaju, mida üritatakse edasi sündüürnikele. Mind huvitab küsimus, kes on nende loopealsete majade tegelik omanik, mitte firmad, vaid füüsilised isikud, kes on nende firmade omanik. Nii, me saime aru. Jah. Ega ma ei oska teile niimoodi käigult vastata, aga samal ajal ma ei arva, et selles oleks ka mingisugust saladust, nii et lepime kokku niimoodi, et ma küsin selle vastuse järele meie Elamumajanduse ametist ja panen homme oma blogisse üles. See ei tohiks üldse olema keeruline teada saada. Mina tean firmadest, kes on ühe või teise maa omanikud, aga kahtlemata firmade taga peavad muidugi olema ka füüsilised isikud. Kui te ei oska praegu täpseid numbreid, nimesid öelda, siis vähemalt kodanik saab teada vastuse, aga veidi hiljem, sest te terve linna asju korraga peast ju ei jaksa teada. Niisiis 6161 979 ja küsimus tuleb. Me kuuleme teid. Ja me kuuleme. Tere õhtust. Tere. Et küsimus oleks härra linna peale. Et olen kuulnud, et Tallinn kompenseerib erakrantide omanikest pensionäridele maamaksu võrdlemisi suures ulatuses, aga mingite põhjustel ta ei see seda korteri omanikele. Et oskad selgitada, et miks see nii on? Tere õhtust ka minu poolt. Ma ei ole päris nõus, et ei kompenseeri selle pärast, et ma tuletan meelde, kõik pensionärid said Tallinna linna poolt hinnatõusu leevendamiseks kompensatsiooni 800 krooni juba aasta algul kätte. See ongi mõeldud hinnatõusude leevendamiseks, kaasa arvatud ka need, mis on maamaksust tingitud. Uus küsimus. Me kuuleme teid. Nii, halloo.
ja me kuuleme nüüd väga hästi.